Tšau, siin on jälle valikuline ladumine sulle ja nagu ikka, ma hakkan kohe pihta asjaga, et meil on 4 gruppi, mille vahel valida, milline pakk sind kõige rohkem tõmbab. Seda sa võid valida või sind võib tõmmata ka mitu pakki ja võib tõmmata ka sind mitte ükski nendest ja kõik on fine, kõik on okei, mis iganes valiku sa teed. Ja saad panna video pausile, ei pea kiirustama ja paned pausile ja valid, milline sind kõige rohkem nendest tõmbab. Ja siis video alla ma panen ajad kirja, kuhu vajutad peale, saad liikuda otse enda grupi juurde ja hakata kuulama enda gruppi, ei pea kõiki kuulama. Aga võid, kui sa väga tahad. Ja näemegi sinu grupi juures. Ja tere, esimene grupp. Seekord ma segan kaarte ja valin sulle siit need sõnumid järjest. Ehk siis sõnumitel on oma kindlad kohad ja siis me vaatame, mis siit tuleb sulle. Ja veel üks sõnum. Nii, aga ma võtsin sulle ka ühe sõnumi juba enda kirjutatud sõnumi ja selleks on sulle, et varu enne maru. Aga mida sa pead varuma, ma ei tea, kas raha või kannatust, vaatame. Aga võib-olla ka mõlemat, saame teada. Aga sinul põhiteema hetkel on karikate 7 ja tegelikult see on selline valikute kaart, et mida valida, mida võtta, mida jätta, mis oleks kõige parem valik, mida, ma ei tea, tahaks kõige rohkem valida. Ja võib-olla ka, kui on nagu materiaalne teema, et siis ei ostaks võib-olla nii palju asju, et ei soppaks võib-olla nii palju, et teeks teadlikumaid valikuid osteldes ja oste tehes. Aga võib-olla ka lihtsalt, et sul on mingid valikud, mingid suunad vaja teha, mingid sammud ja siis sa mõtled, et milline oleks see kõige parem, kõige mõttekam ja mis ei ole nii hea valik. Et jah, aga katsumus võib olla siin sauade 5, mis siis on see nagu vaidlemised või tülid või ka, et ei ole üksmeelt, kas siis oma peas või siis mingis tiimis, tööl või suhtes. Et võivad olla mitmed eriarvamused või mingi võitlemine, et peaks tegema nagu ühiselt tööd, et ma ei tea, pea ja süda peaks olema ühel meelel või et tiimi inimesed meeskonnas peaks olema, võiks olla ühel arvamusel või üksmeelel. Et see võib ka olla, et liiga palju eriarvamusi on või erivalikuid, et mis on õigem, mis ei ole, et ei suuda võib-olla selgust leida või selget suunda valida. Aga sinu alateadvuse mõjutused siin on ülem preestrinna ja ta siin mediteerib ja ta on rahulikult, istub siin muru peal. Ja võib-olla siis on alateadvuses ongi võib-olla mingid nagu rahu või sihuke tasakaal, et alateadvus võib-olla toetabki sind või suunab sind rohkem selleni, et sa ei teeks rutakaid otsuseid, ei teeks rutakaid samme, et kuna iganes seda vaatad jällegi, et kas praegusel hetkel või siis näiteks lähitulevikus oleks vaja rohkem aeg maha võtta või võib-olla paar sammu tagasi võtta ja vaadata, et kas näiteks mis samme sa oled teinud, et kas need on olnud mõttekad, kas see valik, mis ma nüüd teen, kas see on see parim valik, kas see oleks nii-öelda, kas ma tunnen enda sees, et see on see kõige õigem valik või oleks vaja hetk maha võtta ja istuda ja võib-olla paar päeva võtta või kuna palju iganes sa saad võtta ja oleks vaja siis enda sees läbi tunnetada võib-olla teemad ja olukorrad ja valikud, et mis valikut või otsustus sisetunne toetab. Aga millele sa mõtled rohkem, see on mündi 4 ja originaalis tegelikult mündi 4 on selline
nagu klammerdumine ja kinnihoidmine, endasse hoidmine, ei anna, ei jaga, võib-olla ka vastu ei oska võtta või kui võtab, et siis hoiab kõik endale. Ja et siin ei saagi nüüd aru, et kas ta siis annab või ta võtab. Täpselt, et tal juba on olemas ja ta ei näe üldse välja selline, et tal nagu oleks vaja neid münte nii väga. Aga samas, et kui ta siin ei oleks, siis need mündid ei saaks ka tema juurde tulla. Ehk siis mingisugune, võib-olla sa mõtled, et kuidas sa saad olla siis võib-olla rohkem, ütleme nii, et näiteks raha vahendaja, et kuidas võib-olla saaks rohkem, kui see on raha teema, kuidas rohkem saaks näiteks raha läbi sinu liikuda, et võib-olla kuidas sa saaksid rohkem raha liigutada, ma mõtlen nagu selles mõttes, et kas näiteks kas mingit tööd rohkem teha, kas mingeid asju osta või müüa, mida osta, mida müüa, mis on sellised ostud, mis tooksid sulle ka võib-olla raha rohkem sisse, et see võib olla see rahatarkus ja varu enne maru võib olla rahaliselt ka see, et see rahatarkus, seesama, et kas see ost, mis ma nüüd teen, kas see toob mulle tulevikus tagasi ka näiteks materiaalselt või see pakub mulle rahuldust ainult emotsionaalselt, et karikad on emotsioonid, et ei oleks mingeid emotsionaalseid oste, et igasugused ostud võib-olla oleks vaja ka rohkem läbi mõelda. Aga soovitus on sulle, siin on tasakaal ja jällegi rahu, et soovitus on ikkagi nagu ette mõelda, rahulikult läbi mõelda, kaaluda, mitte lihtsalt analüüsida, vaid olla väga teadlik oma valikutes ja otsustes. Ja samas oleks hea ka nagu mõõdukas olla, et ei larista ja ei hoia ka nagu raha endale, ei klammerdu sellesse, et kui sul on vaja anda, siis sa annad, kui sul on nii-öelda vaja võtta või vastu võtta, siis sa võtad vastu, et lased asjadel nagu loomulikult liikuda ja kulgeda rahaliselt, aga see võib olla ka emotsionaalselt samamoodi, näiteks suhetes, et ei ole nagu endasse tõmbunud või kinnine, et sa annad vabalt armastust ja hoolt ja võtad ka vastu seda. Aga vaatame sulle oraklikaarte ka ja siin on sulle aed, et midagi nagu toredat tuleb sellest või on kasvamas ja see nagu läheb kokku selle mündi 4-ga ja mõlemad hoiavad käes seda münti ja siin hoiab ta lille käes koos mullaga. Ehk siis midagi nagu kasvab. Ja see ongi seesama rahatarkus, mis ma ütlesin, et kas see, mis sa nagu ostad või mida sa rahaliselt teed, ütleme nii, et kuidas sa selle saad veel nagu lisaks kasvama panna, et kuidas sa saad rohkem raha kasvama panna või kuidas sa raha siis oma rahalist seisu parandada või seda kasvatada, et näiteks iga kuu panna kõrvale näiteks 10% oma sissetulekust, kui seda on ja kui see on võimalik, ükskõik kui palju võimalik on, kas 1 euro, kas 10 eurot, 100 eurot, nii palju kui kellelgi võimalik on, et selles suunas liikuda, et tulevikus see tegelikult toob sulle tagasi kordades rohkem kui see emotsionaalne ost, mis sa võib-olla hetkel tahaksid teha, aga pikas plaanis ei pruugi sulle otseselt nagu kasu tuua, sest parem on see, kui sa paned iga kuu näiteks 10 eurot kõrvale ja aasta pärast on sul palju rohkem raha, mida sa saad jällegi kasvatada, et niimoodi aastaid ja aastaid kasvatad, siis sul lõpuks tuleb nagu väga palju raha kokku. Ja sellega saad, ma ei tea, veel suuremaid oste teha ja ikkagi kasulikke oste, mis jällegi sulle tagasi toovad, mis iganes see olla võiks sinu jaoks. Aga vaatame veel sulle. Ja siin on need suunamuudatus. Et mingisugused muudatused on siis kas tulemas või on need praegu juba olemas. Et siin on, et sul on tahtmine oma südant avada ja ka armastusele end avada. Siin ütleb ka, et sa oled kaitstud praegu ja ka tulevikust, nii et järgne sellele rajale, mis sind viivad nagu nii-öelda sinu tahetud tulemusteni, mis sind õnnelikuks teevad. Et järgene sellele, mis sind siis võib-olla, ma ei tea, rõõmsamaks teeks, mis iganes see jällegi võiks olla sinu jaoks, sellepärast et sulle on veel üks
sarnane sõnum, mis on tõeline armastus, et romantilised tunded su südames nagu toovad sulle universumist tagasi suurt armastust. Ja see võib olla rahaline, see võib olla ka nii-öelda armastuse teema, aga mõte on siin see, et avatus, armastusele avatus ja samamoodi ka rahale avatus, et avatus sellele, et raha sinu juurde tulla saaks, avatus sellele, et armastus sinu juurde tulla saaks, et ta ei ole kinnine, et ta ei ole käed ristis siin rinna ees ja ta ei hoia kõiki neid rahasid endale, et see ongi see külluse voo liikumine ja ka armastuse voo liikumine, et need tihti saavad käia raha ja armastus nii-öelda käsi käes. Et kui inimeses ei ole nagu blokeeringuid ja ei taha liiga palju targutada, aga selline avatus, et proovi kas leida seda, et kuidas olla rohkem armastusele avatud. Kui sinus on mingi näiteks lein on või sul on mingi vastupanu armastuse suhtes, et siis proovi need kuidagi ära lahendada või kuidagi rohkem avatud olla või kui sa otsid kaaslast, et siis kuidas näida avatum siis. Või kui sa soovid rohkem raha kasvatada, et siis ka jällegi seda rahatarkust siis kasvatada, et uurida seda, et kuidas sellest paremaks saada. Ja veel sulle sõnum on, et ära varjuta oma valgust, ütleme nii, et kui sa särad eredalt, siis sa ei pea seda valgust kuidagi maha keerama, et kuskile seltskonda sobituda, et sa ei pea endal mingeid külgi maha lõikama, samamoodi armastuse teemal, et sa ei pea olema kuidagi vähem või sa ei pea ennast kuidagi väiksemaks tegema, et ma ei tea, saada armastust või midagi. Et sära nii eredalt, nagu sa oled. Ütleme näiteks tööl, et ma ei tea, sa ei saa mingeid kindlaid teemasid arutada, sellepärast et inimesed ei mõista sind, aga kui sinust on tahtmine neid asju arutada, siis ma ei tea, sa võid ju neid asju arutada või kui sul on mingid kindlat moodi naljad, mis sa tahad teha, aga siis nagu tee seda või kui sa tahad, ma ei tea, näiteks mingit kaaslast otsid, siis sa ei pea ennast kuidagi peitma või oma tahtmisi peitma või seda, et ma ei tea, sul on mingid kindlad vajadused või soovid, et sa ei pea neid alla suruma selleks, et saada armastust. Või kui sa tahad tööl kuidagi, ma ei tea, loomingulisem olla või kuidagi teistmoodi asju teha, et siis ka seal natukene võib-olla rohkem siis saad katsetada või suu lahti teha, et sa tahad mingeid muudatusi, et nagu katseta nende asjadega. Aga siin tahaks öelda, et midagi, rohkem ma kartu ei võta, aga midagi nagu oleks nagu paremaks minemas, et kui sa suudad rahu säilitada, kui sa suudad tasakaalukas olla oma erinevates elualades ja oled avatud südamega, et siis midagi toredat nagu on tulemas ja on kasvamas. Ja mida avatum sa oled siis nii-öelda elule, seda paremini need võimalused saavad sinuni tulla. Et sa pead ise ka nii-öelda avama tee nendele võimalustele, et laskma nendel sinu juurde ka tulla. Et seal võib-olla on vaja teha teatavaks ennast näiteks mingile tööpakkujale või näiteks kuskil tutvumisportaalis, mis iganes need asjad oleks. Et sa pead ise ka nagu sammu tegema sinna suunas ja siis, kui sa teed nüüd suuna ja oled avatud, et siis need asjad saavad nagu kasvada ja su elu saab jällegi paremaks minna. Mis ei tähenda seda, et praegu ei oleks hästi, aga siin saab tegelikult veel paremaks minna. Aga seekord tuli sulle selline ladumine ja tšau. Ja tere teine grupp. Ja seekord ma segan kaarte siin ja võtan järjest sulle need sõnumid.
ja veel üks. Nii, ja siis vaatame, mis sulle siit tuleb. Nii, aga enne kui me alustame, võtsin sulle juba, me juba alustasime tegelikult, aga sõnum sulle on, et sa ei tohiks praegu üksi olla. Võib-olla siis, kas sa oled nagu liiga palju üksi või sul on, ma ei taha öelda, et liiga palju endaga olemise aega aga oleks hea kas rohkem, ma ei tea, lähedastega kokku saada või kuskil üritustel käia, et sa ei oleks üksi või oma mingi mõtetega üksi. Aga vaatame sulle. Põhiteema on karikate 8 ja see on, et keegi on nagu lahkunud või midagi on lahkunud. Muidugi siin pildil ei näe seda, et keegi on lahkunud. Aga muidu see on selline, et lahkumise kaart, et keegi on lahkunud või miski su elust lahkub või on lahkunud ja võib-olla ongi sellepärast see, et sa ei tohiks praegu üksi olla. Või mitte liiga palju siis võib-olla üksi olla, et võib liiga palju oma nagu mõtetega seal olla. Et võib-olla sul oleks rohkem inimesi või mingeid tegevusi vaja oma ellu. Ja katsumus sul on mõõkade 3, ehk siis see on südamevalu. Ja see ongi see, et nagu murtud süda, et midagi, siin tuleb ikkagi see, ütleme, et lahkumineku teema, et miski on nagu võib-olla läbi või midagi on haiget teinud, mingi olukord, mingi suhe või keegi inimene, miski on, mis südant vaevab, ütleme nii. Ja võib-olla ongi mingi liiga palju, et see üksi olemine liiga palju tekitab ka seda võimalust sul mures olla ja seda südamevalu siis kannatada. Aga sinu alateadvuses mõjutused on karikate 10 ja see on selline pikaajaline õnn ja sihuke pereõnn ja koduõnn ja emotsionaalne, et saab ennast emotsionaalselt hästi tunda, et su alateadvus tegelikult väga tahab, et saaks näiteks, et oleks pikaajaline suhe, kus sa saad ennast väga hästi tunda ja su süda on avatud ja saad koos olla või sa saad perega koos olla ja lähedastega koos olla. Tegelikult alateadvus pigem suunab sind selle suunas, et sa oleksid koos inimestega, et sa oleksid koos lähedastega, kellega saad ennast hästi tunda. Ja mille sa võib-olla rohkem mõtled, on karikate rüütel. Et kas sa siis tahad, ütleme nii, et kas kellelegi nagu võimalust anda või võib-olla kellegagi ühendust võtta, kas siis lähedastega või mingi kindla inimesega. Et see võib olla see, kes on selle, näiteks kellega või millega on seotud see südamevalu teema, see vaev, mis südames on, hinges, mingi mure. Ja võib-olla sa mõtled rohkem sellele, võib-olla liiga palju, ma ei tea, aga kuidas saaks, ma ei tea, inimestega ühendust võtta või mingi kindla inimesega võib-olla tahaksid suhelda või lävida. Aga soovitus sulle on, see on keiser ja keiser, ta on selline juht ja liider ja rahulik, istub oma troonil ja tema teab oma kohta või tema oskab nagu valdusi hallata, et ta on olukorra nagu meister, ta on juhi rollis. Et ta teab, mida on vaja teha ja mis näiteks nii-öelda käske anda. Ehk siis võib-olla ongi see, et sa ei tohiks üksi olla. Ja kui sa oled üksi, soovitus on ikkagi see, et sa teeksid seda, mida sul on vaja teha. Et sa tead ja näiteks kuidas, ma ei tea, kodus peaksid asjad olema, kuidas tööl sul, kuidas sa saaksid elada niimoodi, et sul kõik asjad ikkagi edasi liiguksid, et sul ikkagi kõik asjad toimiksid, et kõik oleks kontrolli all, et sa ei laseks mitte midagi käest kindlasti. Et kui sa ise ka tead, et sa võib-olla oled liiga palju üksi või liiga palju muretsed ja oled selle vaevaga omaette, et siis soovitus sulle on olla iseenda nii-öelda juht. Et hästi, ma olen siin liiga palju nagu kopitanud, et mul on vaja liikuda, mul on vaja mingite inimestega ühendust võtta või mul on vaja kuskile
ma ei tea, ütleme terapeudi juurde minna, et selle mureteemaga on ju, et seda on vaja teha nüüd, et teha kõiki samme, mida sa tead, et sul on vaja teha, seda on vaja teha, ütleme nii. Aga vaatame sulle ka oraaklikaarte ja esimene sõnum sulle on viljakus, et on ideaalne aeg alustada uusi projekte ja uusi ideid siis täide viia ja ka uued tingimused luua siis. Et võib-olla ongi midagi siis nagu seisma jäänud su elus või sina kuidagi oled takerdunud ja seisma jäänud ja ongi vaja nagu asjad liikuma saada, et see rüütel ka siin, et vaja on hakata liikuma ja hakata võib-olla unistama, mingeid samme on vaja teha, et luua, ma ei tea, uusi põnevaid mingeid tegevusi, et ei kopitaks lihtsalt kodus. Ja siin on veel sulle, et hoia visiooni. Kui sul on see alateadvuse mõjutus on see karikate 10, et võib-olla on näiteks ütleme pikaajaline edu ja õnn näiteks suhtes, mingis kas praeguses või tuleviku suhtes, kuidas sul iganes see elu on, ma ei tea, aga et hoia visiooni ja järgne sellele, et ära lase enda võib-olla sellel vaeval siis üle võtta, et püüa ära tegeleda selle vaevaga ja seesama soovitus, mis siin oli, et võta näiteks terapeudiga ühendust, kui on vaja. Ja hoia visiooni, et kuhu sa jõuda tahad. Et see võiks aidata sul välja tulla sellest raskusest, kus sa siis hetkel oled. Ja veel on sulle külgetõmbe seadus. Ja siin ütlebki, et iga mõte on nagu investeering, mis toob sulle nagu automaatselt tagasi. Nii et investeeri targalt, et sa saad ise valida oma mõtteid ja sul on ka tegelikult see vastutus ise valida oma mõtteid ja suunata neid mõtteid, et sa ei lase mingitel rasketel mõtetel üle võtta. Et vaja oleks rohkem olla nii-öelda selles paremas energias ja leida viise, kuidas siis sinna paremasse energiasse ennast saada ja kes sind kuidagi sellega siis võib-olla aidata saaks või kuidas sa ise saad midagi teha, et sul paremaks läheks. Aga sulle ma ei panegi rohkem kaarte, sulle on tegelikult üsna selge sõnum siin, et välja tulla sellest raskusest või et mitte liiga pikaks siia jääda või mitte nagu mitmed päevad sedasama asja, sedasama teemat keerutada, et kuidagi et mis samme ma saan teha, et siit välja tulla ja soovitused ma tegelikult andsin. Aga siinkohal ma lõpetan seekord ja edu sulle ja tšau. Ja tere grupp number 3. Seekord ma ei võta kaarte järjest, vaid ma segan siin natukene ja panen kindlad teemad sulle. Aga põhiteema sulle. Panen 5 kaarti. Nii. Ja vaatame, mis siit tuleb sulle. Põhiteema mõõgakuus ja see on nii-öelda edasiliikumine. Aga võib-olla ka siis mingi edu, midagi sinu elus, seda saadab edu. Midagi on minemas paremaks ja vesi on ka siin rahulik ja ta seilab oma kassiga. Siin on armastus kirjutatud paadi peal, seilab armastuse merel. Ja jah, midagi on paremaks minemas, midagi on hästi. Ka vaatame veel sulle. Katsumus. Ja tegelikult ta on siin väga rõõmus ja kiigub ja ta on pea alaspidi. Et kas võib olla siis näiteks katsumus olla nii rõõmus ja näha elu teise külje pealt, et vahepeal vähemalt sellel hetkel, kui sa seda vaatad või ka lähitulevikus. Et võib-olla on keeruline vaadata elu natuke helgemat poolt, et vahepeal võivad mured üle võtta ja ei oska nagu huumoriga asju võib-olla võtta või siis on siin nagu piisavalt teadlikkust, et sa tead, et elus on häid asju ja sa tead võib-olla, et asjad ei ole nii hullud, aga see läheb nagu meelest ja siis
lased võib-olla sellel üle võtta sellel raskemal energial, ütleme nii, või meeleseisundil, kuigi seda siit ei näe. Aga igatahes hea oleks näha asju võib-olla siis humoorikama külje pealt, humoorikama nurga alt, võib-olla rohkem asjade üle naerda. Noh, see oleks väga hea lahendus. Aga alateadvus, siin on keiser, kes hoiab kassi käes ja on rahulik, et tal on siin läpaka sees aga ta ei kiirusta. Et ta teab, mis tal on vaja teha, aga ta ei kiirusta. Ta ei torma kuskile, et ta võtab aja maha ilusti, näiteks kass tuleb sülle, ta võtab aga aja maha, ta tegeleb kassiga rahulikult. Aga ta teab, et ta teeb asjad ikka ära, et asjad saavad nagunii tehtud, isegi kui selleks läheb natuke rohkem aega võib-olla. Või näiteks, et kui sa midagi soovid, sa soovid kuskile liikuda, mingit uut asja teha, või soovid elus mingit muutust, aga see võtab natuke aega. Katsumus võib ka olla see, et asjad võivad, sa arvad või sa mõtled, et asjad võtavad liiga kaua aega. Aga tegelikult siis nii kaua, kuni see aeg venib justkui, siis ongi hea tegeleda asjadega, mis sul on siis nii-öelda silma all. Kass tuleb, hästi, ma tegelen kassiga või laps tuleb, hästi, ma tegelen selle lapsega. Ja pärast ma tegelen edasi selle asjaga, mis mul käsil oli, et midagi ei jää tegemata, lihtsalt on hetkel võib-olla pooleli või venib. Aga millele sa rohkem mõtled, on karikate 7 ja siin ta, muidu karikate 7 oleks selline, et valikud ja mida teha, mida võtta. Ja siin kõik need vaalad liiguvad ühes suunas ja tema ütleb, et lähme sinna. See on õige suund. Et siin ongi see, et justkui on kindel siht ja kindel eesmärk ja ta liigub sinna ja ütleme nii, et kõik teed viivad sinna. Kui öeldakse, et kõik teed viivad Rooma, et sa jõuad nagunii sinna kohale. Isegi kui see võtab natuke rohkem aega, siis suund on olemas, siht on olemas ja nagu ma ütlesin, et sa jõuad nagunii kohale. Ja soovitus sulle on karikate 5. Muidu karikate 5 oleks selline kaart, kus inimene nagu mures ja mõtleb sellele, et mida tal ei ole. Aga siin ta läheb järgi, ta läheb sellele kalale järgi, ta näeb seda, ta läheb sellele järgi. Ehk siis ei mõtle sellele, et mida mul ei ole või mul on puudus. Ei, ta teab, et ma tahan seda kala ja ma lähen sellele järgi. Isegi kui kõik mu riided saavad märjaks, isegi kui ma ei tea, mis kõik ohud võiksid olla, näiteks on nii-öelda vee all, justkui ohud. Aga soovitus ongi sulle, et mine sellele asjale järgi, et hoia seda sihti silme ees. Kui asjad võtavad aega, see on okei. Aga peaasi, et sina teed need kindlad sammud, sa lähed selle nii-öelda unistuse või soovi suunas. Ja siis on nagu päris hästi. Et siin ta on siin vee peal. Ja kui ta nüüd hüppab vette, siis ta saab need kalad ka kätte, et võib-olla ongi veel mingisugune samm on vaja teha, et saaks selle, võib-olla natuke on uljaspäisust vaja ja võib-olla natuke teise nurga alt vaadata, et võib-olla, et võib-olla sa oled vaadanud nagu liiga ühe külje pealt asju. Et saab ka teise nurga alt vaadata, et sa võib-olla mõtlesid, et sa tahad ühte asja või et see peab kindlat moodi olema, aga siin võivad olla ka mingid muud variandid või kuidagi teise nurga alt saab vaadata. Võib-olla sa tead, mis see võiks olla või siis ajaga see saab natuke selgemaks sulle, et mis variandid veel võiksid olla. Aga vaatame sulle oraklikaarte ka. Nii, ja üks sõnum sulle on, et on aeg tegutseda, on aeg teha neid samme ja see ongi see karikate 5 siis tegelikult, kus on vaja need sammud ära teha, on vaja hüpata järgi sinna. Tõenäoliselt sa tead, mis samme on vaja teha või kui sa hetkel ei tea, siis tulevikus sul saab tõenäoliselt selgemaks võib-olla see, et mida sul oleks vaja teha.
et tegelikult sõnum, kirjutatud sõnum sulle oli, et vaigista oma meel ja usalda tunnet enda sees. Ja see ongi see, et usalda seda tunnet ja kui on vaja, siis tee see tunne enda sees kuidagi paremaks, et see võib ka olla see katsumus, et võib-olla sa ei saa ühendust selle tundega, vähemalt praegusel hetkel või lähitulevikus. Et võib olla mingisugused segajad või midagi, et noh, näiteks see kass siin tuleb, on ju, aga sa saad tegelikult ree peale tagasi. Ja kui, jah, hästi, vaatame veel. Ja veel sulle on sõnum. Sul on selline sõnum, et peegel, kohtle oma keha nagu see paleena, nagu see on. Et siin on rohkem vaja oma keha eest hoolitseda, oma füüsilise keha eest, ja mitte ainult füüsilise, vaid ka mentaalselt ja igas mõttes. Et see on seesama nagu rõõmsameelsus, mis siin katsumus oli või teistmoodi vaatamine. Et näiteks kui on mingid lisakilod, et siis sa ei vaata seda nagu halva külje pealt, vaid sa saad mõelda jällegi, et aga mul on need asjad hästi, mul on need ja need asjad hästi. Ja sa saad teha jällegi, et samme, mingeid kindlaid samme, et kuidas sa saaksid ennast paremini tunda oma kehas näiteks. Aga veel sulle sõnum on iseseisvus. Et su iseseisvus on nagu alus sinu tugevusele ja edule. Ehk siis sul on vaja kuidagi iseennast usaldada rohkem. Ja see on jällegi see sisetunne, mis tegelikult näitab sulle õiget suunda. Aga selleks, et selle sisetundega ühendust saada, selleks võib olla natuke rohkem aega vaja võtta või siis on vaja selleks rohkem kuidagi rõõmu enda ellu tuua. Et ei pea ainult mediteerima, istuma paigal, vaid sa saad ka kuidagi heas energias olla, et kuidagi lõbutsedes ja ennast hästi tundes ja usaldades seda, et sa tegelikult teed õiged otsused ja valikud iseenda jaoks, et alateadvuse mõjutus sul oli see keiser, kes tegelikult teab, mida on vaja teha. Ja ta on ka selline iseseisev nii-öelda ja liider. Aga veel sulle on mängi või mäng, et lõbutse, tähista, ära ole nii tõsine, et seesama sõnum siin tuleb muudkui välja, et lõbutse ja tunne ennast hästi ja kuidas sa saaksid olla võib-olla mängulisem ka tähtsates ja elulistes asjades ja teemades. Ehk siis, et kui on vaja tööd teha, siis seda saab teha ka kuidagi rõõmsamalt. Ja kui on näiteks mingid, ma ei tea, terviseteemad, ka seda saab teha rõõmsamalt, et ei pea rangelt, ma ei tea, kaloreid jälgima või mis iganes see võiks olla. Et kuidagi saab seda mängulisemalt teha. Kõike saab teha palju mängulisemalt. Võib-olla siis olekski lahendus siin see rõõm oma ellu tuua või uuesti tuua või taastada või seda hoopis tõsta. Ja selleks võib olla ka näiteks sõpradega koos olemine või mingisugused grupid või mingid üritused, mis iganes see võiks sinu jaoks olla. Aga samas on ka sulle, et nagu seisa nagu enda eest ja oma, ma ei tea, uskumuste eest ja oma arvamuse eest ja see on jällegi see keisri teema. Et ole enda liider, aga natuke hakkab sõnum kordama. Igatahes sinu sisetunne on, sa saad sellele ligi, sa saad sellega ühendust, aga selleks võib olla vaja rohkem mängulisust ja teistmoodi nagu vaatamist, et kõik, mis sa võib-olla praegusel hetkel või varsti oleks vaja natukene teistmoodi asju lahendada, teha, kui sa võib-olla oled harjunud, vähemalt vahelduseks. Et jällegi katseta ja vaata, uuri. Ja ma loodan, et sa said siit abi. Võib-olla sa pead uuesti seda ladumist kuulama. Aga tegelikult on asjad hästi, ei ole selliseid raskusi tegelikult ei olnud. Et üsna tegelikult on kerge ja kergus ja värvilisus ja rõõm on siin olemas.
aga jää endale kindlaks, on ju, et kui sa oled mingi eesmärgi võtnud, mille iganes teemas, siis jää endale kindlaks ja püsi sellel rajal ja lisa rõõmu lihtsalt ja naeru sinna rohkem. Vot, aga seekord sulle sai selline ladumine ja tšau. Ja tere, grupp number 4. Seekord ma segan kaarte ja võtan sulle järjest kindlad teemad ja siis vaatame, mis need kaardid sulle räägivad. Nii, panen 5 kaarti sulle. Ja viimane. Nii, ja siis pärast vaatame veel oraakli-kaarte ka. Aga põhiteema sulle on sauade 10 ja see on mingi raskus. Mingi raskus on peas, hinges, südames, kuskil on. Aga see võib olla ka energeetiline raskus või blokeering. Et muidu sauade 10 on selline raskus ja et nagu inimene peab mingit raskust endaga kaasas kandma või teeb justkui midagi liiga palju või liiga füüsilist, aga siin on tal justkui need peas need nagu valgused ja see võib ka raske olla, et ütleme, et kui on energeetilised asjad, siis need võivad ka, et kui inimeses on blokeeringud, et siis ta ei saa neid ka nagu puhtaid energiaid vastu võtta või uusi energiaid või mediteerides ei saa nagu infot või ma ei tea, ütleme, et ei näe pilte või midagi sellist. Et siin sõnumid oli ka sulle, 2 sõnumit tahtis tulla, et tihti, kui inimene ei suuda kõrgemat teadust vastu võtta, siis jääb ta sel ajal magama. Oli üks sõnum, aga teine sõnum oli, et vaimutasandi vajadusi täites tekib õige tunne ehk seisund. Näiteks, et tunneb selline mõte, selline tunne tuleb vaimutasandi vajadusi täites, et seda on mul kindlasti vaja teha. See on selline, et see on vaja teha ära, seda ma tean, et mul on vaja teha, on ju. Ja tekib sügav rahulolu. Aga hingevajadusi täites on selline igatsus või vajadus või äratundmine ja tekib hingevajadusi täites tekib äratundmisrõõm, et siis võivad olla selline pisarateni äratundmisrõõm ja nagu kodutunne. Et siin võivad olla kuidagi nagu hingevajadused ja vaimuvajadused, et võivad olla mingisugused ka vastuolud nendel kahel. Et justkui vaim võib-olla tahab mingit suurt plaani täita, aga hing tahaks justkui midagi muud teha. Aga kui mitte minna nii esoteeriliseks, siis tavalisel nii-öelda maisel plaanil, füüsilisel plaanil võib see olla nagu pea ja südame blokeering, et nad ei ole nagu ühel tasandil, et pea tahaks justkui ühte asja teha või pea muudkui liigub ühes suunas. Aga südames tegelikult tahad teist asja teha. Ja seal võib mingisugune takistus olla. Aga katsumus sulle ongi nagu mõõdukus ja tasakaal. Et siin võib olla millegagi liialdamine. Et näiteks kui sa oled mediteerija, et siis võib olla liigne vajadus nagu vaimelda või siis võib olla või liigne sihuke jah, ütleme, et liigne vaimlemine, et liigne otsimine, et kus saab, ma ei tea, järjest infot juurde või kus saab jälle mingid, ma ei tea, meditatsioone või tasuta meditatsioone, et muudkui selline info kogumine ja et tehakse nagu liigselt midagi. Aga kui see on nüüd selline nii-öelda maine asi, siis võib olla see, et sa mõtled õudselt, et sa tahad midagi teha või mõtted suunavad sind ühes suunas ja et teed liigselt midagi. Ma ei tea, kas sa mõtled midagi liigselt või igatahes midagi on nagu justkui liigselt või ei ole nagu väga mõttekas ja südames on hoopis mingi muu vajadus või mingi muu tahtmine teha midagi, mis on tegelikult rohkem sinuga kooskõlas või mis tekitab rohkem rahu ja tasakaalu ja nagu meeldivat tunnet. Ehk siis võib olla nagu 2 asja blokeering, nagu juba sai öeldud. Aga alateadvuse mõjutused on karikate 2 ja tegelikult see ongi see nagu see südame teema ja armastuse teema. Et
see südames olemine, et kuidas saab rohkem südames olla ja mitte palju nii nagu peal lasta ennast juhtida, et ei lase mingitel hirmudel juhtida, ei lase mingitel ühiskonna arvamustel ennast juhtida või mõjutada, vaid rohkem olla nagu südames ja teha rohkem nagu rahuga asju ja nagu armastusega asju, rohkem nautida hetki või siis leida viise, kuidas rohkem rahu leida endas ja nendes, mis iganes teema see on, et rohkem oma südant siis järgida. Ja aga millele sa võib-olla mõtled rohkem on mündirüütel ja see ongi see rahulikult liikumine, rahulik tegutsemine, et sa ei torma, et sa mõtled ette, et sa teed väga rahulikult, et sul ei ole mitte kuskile kiiret. Blokeering oligi see, takistus oligi see, et nagu kiirustamine, et ei ole tasakaalu, et võib-olla vahepeal oled liiga südames või vahepeal oled liiga peas. Ja siin ongi see, et mõtted võib-olla viivadki rohkem hetkel sinna, et kuidas siis seda tasakaalu säilitada, et kuidas süda ja mõistus oleksid ühel joonel, oleksid ühel meelel ja siis on ka sinul see nagu rahu sees ja saad rahulikult liikuda, sa ei pea kuskile tormama. Aga sulle soovitus ongi mõõkade 4 ja mõõkade 4 on tegelikult sihuke rahulik kaart, rahulikult võtmine, aja maha võtmine. See võib olla mediteerimine, see võib olla magamine, et võib-olla on vaja rohkem lihtsalt puhata. Ja rohkem on vaja võtta aega, et asju kas läbi seedida või läbi tunnetada, et kas mul päriselt on vaja teha või ma lasen jälle oma peale ennast juhtida ja pean nagu laiali otsas. Jah, et väga huvitav sõnum sulle, aga vaatame, mis sul oraklikaardid ka räägivad. Ja esimene sõnum sulle on, et mille külge sa klammerdud, et midagi tahab nagu kukkuda, midagi tahab mureneda ja tegelikult siit tahab uus maailm sinu juurde tulla. Aga see vana torn on siin, mis on laguneb ja see on läbi ja selle aeg on läbi, aga siin taga on selline värviline elu ja värviline maailm olemas. Samamoodi need kaardid ise on ka värvilised, et taust on nagu must, aga tegelikult värv on nagu olemas. Aga mingisugune nagu must või nagu pimedus käib kaasas sellega, justkui natukene miski segab ja see on midagi, mille külge sa nagu klammerdud, võib-olla mingi vana asi, vana suhe või mingi töö või mis iganes see on või vanamoodi mõtlemine või uskumused. Et need annavad nagu sulle turvatunnet, aga tegelikult ootab sind jälle uus elu ees ja uued ilusad etapid, värvilised ajad ja on vaja usaldada siis seda, et see toob sulle head ja sellega aitabki nagu rahulikult liikuma, et sa ei pea üldse tormama, sa ei pea tormama sinna uude ellu, aga sa piisab nagu teadmisest, et see on olemas, see on võimalik sinu jaoks ja sa saad minna sinna nagu vaikselt sammhaaval. Ja sa võid vabalt puhata vahepeal. Nagu ma ütlesin juba, et sa ei pea tormama. Ja veel sulle on, et printsess, et sa saad olla iseenda rüütel. Jah, sa saad olla iseenda rüütel. Ei pea ootama, et keegi tuleks sind päästma, ei pea ootama, et keegi tuleks sind toetama. Sul on siin mõõk, sul on kilp. Sa oskad ennast kaitsta, sa oskad enda jaoks olemas olla ja sa oskad ka tegelikult suurt pilti näha, sa oskad vaadata võib-olla maailma laiemalt, et vajalikud teadmised tegelikult sul justkui ka on olemas, et selles olukorras hakkama saada, mis iganes sul siin on. Et sinuga on nagu tegelikult okei. Ja veel sulle on siin, et surematu armastus, et armastus, mida sa oled jaganud, on igavene, olenemata olukorrast. Et see võib olla näiteks on mingi suhteteema, kus sa oled andnud palju nagu armastust ja kas sa oled seda piisavalt tagasi saanud, võib-olla ei ole, aga sa oled seda jaganud ja see on olemas, sa oled seda andnud ja see on väga hästi, et parem pigem hea on nagu anda, kui et mitte anda. Et nii kaua, kuni armastus liigub, nii kaua, kuni sa annad,
nii kaua on ka su süda avatud tegelikult ja energia liigub. Ja see tähendab ka seda, et su energia on avatud ka uutele võimalustele ja ka uuele armastusele tegelikult vähemalt ühel hetkel. Aga see ongi see, et ei tohi liiga peas olla, et see tasakaal oli siin vajalik. Ja veel sulle on, et tuline, ütleme, et lõpp on tulemas või siis tipp, oleneb kuidas võtta. Et mingis olukorras on midagi nagu niimoodi muutumas, et midagi laguneb, midagi langeb, midagi lõpeb või siis see on juba olnud ja siis see torn nüüd nagu muudkui laguneb ja mureneb ja siis vaikselt saab see uus elu siit hakata tulema ja ilmuma. Et võib-olla, kui see olukord on kuidagi poolik, et siis saab nagu siis täieliku lõpu või nagu mingisugune areng seal tuleb või mingi selgus või mingi muudatus jälle, mingi liikumine hakkab seal toimuma, onju. Et kui midagi on paigal olnud, siis tegelikult ühel hetkel seal tuleb nagu veel muudatusi, veel liikumisi. Aga siin on veel sulle sõnum, et talv, et hoolitse oma vajaduste eest. Jällegi, et sa saad iseendaga hakkama, et sul on see avatud süda ja ka teadmised. Hoolitse enda vajaduste eest, väga lihtne, mul ei olegi vaja tegelikult seda seletada. Ja veel sulle on liigutamine, et võib-olla on vaja rohkem ennast liigutada. Kas siis lihtsalt natuke sirutada või kuidagi rohkem, et see teeb ka sulle nagu kuidagi, paneb energiat liikuma, saad ennast paremini tunda. Täiesti lihtne sõnum jälle. Ja viimane sõnum on andmine ja saamine, et siin on ka see, et sa oled andnud armastust, aga kas sa seda nagu oled piisavalt saanud vastu või. Ja et see tasakaal, katsumus oligi siin see tasakaal, et tasakaalu säilitamine, et see peaks olema tasakaalus. Et ma ütlesin küll, et sa oled andnud armastust, et parem on anda, kui et mitte anda, sellepärast et siis su süda on avatud, onju. Ja see ongi see, et see, mis sa oled tegelikult andnud, see saab sulle ka tagasi tulla. Kui sinus ei ole nüüd muidugi blokeeringut, et nii kaua, kuni süda on avatud, et siis saab ka mitte sealt samast allikast see armastus tagasi tulla või see energia, et see saab ka mujalt tulla, teistelt inimestelt või nii-öelda universumilt, kuskilt maailmast, et saavad sulle head võimalused tagasi tulla või vastu tulla su ellu. Et siin on jah, see tasakaalu vajadus kuidagi on ja kahe asja, et ei kalduks kuidagi äärmusesse, et ma tõenäoliselt sa said aru, mis teema kohta see käis ja oskad võib-olla selle olukorra peale selle jutu siin ise panna. Igatahes see vana asi on lahkumas ja uus ilus elu on ootamas kunagi. Sinna ei ole kiiret. Peaasi, et see vanad asjad saavad ära minna enne ja need protsessid on tehtud, et siis saab nagu puhtamalt minna sinna uude ellu. Aga seekord sulle sai selline elatumine ja tšau.